ma olin 11-aastane, kui täitus mu võib-olla selle vanuse esimene suur unistus. Muidugi ma teadsin, et Tallinn on kusagil kaugel, ma olin pildialbumitest näinud seda linna. Ma teadsin, et seal toimuvad laulupeod. Aga ma ei osanud uskuda, et mina, kes ma laulsin poistekooris, no ja siis oligi aastal 60, ma olin 11-aastane, siis järsku selgus, et meie armas lauluõpetaja Niina Keskküla ütles meile, poisid, te lähete Tallinna või me läheme Tallinna üldlaulupeole. Ja see oli selles mõttes väga huvitav reis, et kõik asjad olid esimest korda. Ma sain esimest korda praami peale, esimest korda mere peal laevaga sõita. Virtsus läksime me rongi. Ma nägin elus esimest korda rongi. Me sõitsime selle rongiga Virtsust, kui mälu ei peta, 4 tundi ja me olime kõpsti Tallinnas. Enne Tallinnat sa püha müristus. Kuskil põllu peal ma nägin esimest korda elus põtru. Midagi taolist ma ei olnud näinud. Ja siis me jõudsime Tallinnas. Ja ma lootsin väga, et ma saan trammiga sõita, sest tramm, see oli midagi minu jaoks kosmoselaeva taoline asi. Ma saingi trammiga sõita. Üks unistus mul ei täitunud. Ma lootsin, et kusagil nurga peal tuleb vastu mu lemmiklaulja Georg Ots, kellest ma kujutasin ette, et tema paistab välja, sest ta on ju umbes 3 meetri kõrgune mees. No ei näinud teda siis, aga nägin paar aastat hiljem Kuressaare lauluväljakul. Ja muidugi see tunne, kui me läbi vihma marssisime laulukaare alla ja Aksel Pajupuu juhatas meie laulud sisse, tema oli poistekooride üldjuht. See tunne on võrreldamatu. Ma olen selle laululaval esinenud hiljem. See ei kordu, see esimese kogemuse võlu. Ja ma sain aru, kui tähtis on unistada suurelt, sest see tundub võib-olla natuke pelutav isegi suurelt unistada. Aga ma sain aru, et see suur unistus võib ka täide minna. Ja ma olen proovinud seda joont elus edasi hoida ja mõned suured unistused on läinud täide ka. Aga see esimene käik siia Tallinna kõrgete majade vahele, uskumatu. Mina ka.